Tere, minu nimi on Grete ning täna oleme siin peale aulutundi kinni püüdnud produtsendi, ettevõtja, isa ja abikaasa Tanel Tatter. Tere, Tanel! Tervist! Millised on sinu mälestused Tartuga? Milline suhe sul selle linnaga on ja mis esimesena meenub täna siin olles? Mina olen Tartus käinud väga vähe noorena, kuna minu linnad on Narva, Tallinn, Pärnu ja ikkagi suuremalt osalt Pärnu, siis Tartusse ei ole mul väga asja olnud. Et ma olen Tartus käinud kunagi bändiga esinemas, aga enne seda käisime ülikooliga kuulamas Jaan Krossi loengut, kuidas kirjutada ajaloolist romaani. Mis sa sellest loengust mäletad? See oli nii lummav, et üldse, kuidas näiteks, kuidas allikatest materjali otsida, kuidas leida siis see kesktee, et kus kohas võis siis see originaalsündmustik tegelikult toimuda. Et ma olin nii lummu siis, et ma nagu niimoodi täitsa nagu läbi udu on. Väga tore. Lugesin ühte vana Õhtulehe artiklit sinust 2006 aasta, kui olla nüüd täpne võib-olla aimad, millest on jutt. Ja seal sa ütlesid, et kui sa kodust välja kolisid, siis sinu ema pakkis sulle kaasa 2 asja. Äratuskella ja maniküürkarbi. Vastab see tõele? Ja. Kas need on siiamaani sul olemas? Maniküürikarp on alles, äratuskell ei ole alles. Kui sa nüüd mõtled sellele ajale tagasi, siis mis on need praktilised oskused, mis sa justkui see maniküürikarp ja äratuskell endale täna kooliajast oled kaasa võtnud, mis sind tänagi kannavad? Eks need samad asjad tegelikult, et ma ei ole nagu mingi selliseks nagu pepsiks veel nagu ära keeranud oma kogu elu, et pigem läheb tähelepanu nagu laste peale, aga mis sealt nagu kaasa tuli ikkagi ongi enda eest tuleb hoolitseda, et nagu tuleb hakkama saada. Ja tuleb omada päeval kohta, kuhu minna, muidu hakkavad juhtuma õudsed asjad. Aga lastest oled sa rääkinud ajakirjanduses ka päris palju ja oled öelnud, et sinu jaoks oli kõige suurem õppetund see, kui sa isaks said. Mida lapsed sulle siis täpselt õpetanud nüüd ongi? No see ongi samamoodi, see on suur distsipliin, et ma sain isaks üsna hilja, ma olin 35 aastane ja mul on tütred on 8 ja 9 aastase vahega ja prioriteedid lähevad mujale, siis ongi, ei ole sellist võib-olla enese hävitamist enam nii palju, ka tahad rohkem leida aega, leiadki rohkem aega ja tahad rohkem anda ja muretsed hoopis laste pärast ja paned energiat hoopis mujale. Aga kui raske see on filmindusmaailmas, kus tööpäevad ongi ju väga pikad? On raske ja see tekitab kodus tekitab pingeid, ega on olukorrad, kus ei saagi minna ja ei saagi kuhugi minna. Ja ega meil proua mul on ka väga aktiivne ja me oleme omavahel kokku leppinud, et see on meie DNA-s, mida me teeme, kui me seda teha ei saa, siis me muutume närviliseks, siis tassime sellele teistpidi koju, et see ei ole nagu selles mõttes vajalik. Aga sinu enda õpingute juurde nüüd korraks veel tagasi tulles, siis sa õppisid Tallinna Ülikoolis audiovisuaalset meediat ja ajalugu. Miks ajalugu sinu jaoks just kõrvaleriala valikuks? Kogu aeg ajalugu väga meeldib ja ma läksin puht selle pärast, et mul ajalugu väga meeldib. Aga miks audiovisuaalne meedia siis selle juurde võiks küsida? See audiovisuaalne meedia on tegelikult, ta oli teise nimetusega, ta oli siis audiovisuaalne kunst ja see oli välja arendatud sellisest ainest nagu näitejuhtimine. Ja see näitejuhtimine on selline lai mõiste, kus õpid nagu kogu seda kultuurilugu ja kõike muud sinna juurde, siis see baasharidus on lihtsalt nii tugev, et praegu kogu see teadmine kirjandusest, teatriajaloost, kogu sellest kõik kokku toimetamisoskust, lugemisoskus on, see on kõik see tervik, annabki selle, et lavakas võib olla anda liiga spetsiifiline, kui minna ka siis nagu puhtalt audiovisuaaliatele, et ma ei ole tehnikas väga hea, näiteks keegi paneks mind kaamera taha või paneks midagi pildistama, siis see oleks kohutav, mis sealt tuleb. Võib-olla mida ma oskan teha on helindada, aga see oligi see, et see üldine pott, mis sa sealt nagu said, see tervik, korralik baas, ülejäänud asju võimalik juurde lugeda ja distsipliin ja vormistamisoskus on see põhiline. Aga kui erinev teater ja film siis sinu jaoks on? Minust ei ole väga erinev. Teater on teistsuguse distsipliiniga küll proovisaalis ja kõike muud. Ja peaks ütlema, et teater on võib-olla vahest on ikkagi isegi raskem. Sest näitleja peab seda tunnetust ja kordust kogu aeg nagu hoidma. Lavastaja jaoks jällegi lihtne, prooviperiood saab läbi, ei ole montaažiperiood ega muid asju, on ainult võib-olla siis kordus läbivaatamised, et tükki uuesti üles nagu pumbata. Aga näitlejatele arvatavasti on film raskem, sest et see tunnetust, et kuidas see näitleja meisterlikkus ja kuidas see näitleja töö nagu endaga käib,
et kui sul on ka näiteks filmis väiksemad rollid, kus sa ei oled 1 võttepäeva, 2 võttepäeva oled platsis, et kuidas siis see maksimum endast tunnetus nagu kätte saada. Ma arvan, et see on isegi keerulisem. Absoluutselt, et see on täitsa eri Maarja maailm kindlasti rääkis teile sellest siin ka, et kuidas tema jaoks on. Tema näiteks tabas selle 6., 7. duublil esimesel võttepäeval selle tunde ära. Mõni ei taba seda ära ja seepärast on ka ekraanilt näha. Vot. Kuule, aga sina oled produtsent. Kas sa arvad, et sellist ametit saab õppida või on see kaasasündinud needus? Ma olen ametilt, tegelikult olen selle produktsiooniettevõtte juht, millega siis kaasneb ka nagu produtsenti nagu kohustused. Ma arvan, et inimesed, kellel on suur organiseerimisvõime, kellel on tahe ja distsipliin, on juba produtsendid valmis. Et tehnilised nüansid, et 50-eurosed erialased sõnad, need on võimalik nagu väga kiiresti ära õppida ja omandada see oskus. Aga et see tunnetus, jah, aga produtsendi kui protsessid kui sellised muidugi filmi puhul on vajalikud, et keegi nagu mingid tegevprodutsendina nagu tühjast kohast nagu ei tule, et nüüd hakkame planeerima võtteid ja teeme kõik lineaarselt, et see ei ole võimalik. Et sa pead nagu arvestada, kuidas eelarved käivad, kuidas päevi nagu lahutada, kuhus on kulu, mis on inimeste transport, kuidas logistika, lokatsioonide põhine asi, et seda tunnetust peab olema, aga see on ka niisugune asi, et see on pigem selline juba tegevprodutsendi maailm, aga peamine on ikkagi see, et materjali hoida seda kampa koos, saada parim tulemus, püsida eelarves, inimesed saaksid palka, et ta kõlab kõike väga seksikalt ja väga ilusti, aga päeva lõpuks inimesed on töö. Mina maksan sellega. Ja sa vastutad sellest? Lähen koju, ostan lastele süüa selle eest ja maksan elektriarveid, et samamoodi, et ei ole nagu suur lillepidu, et kõik inimestel on, raha peab klappima ja päevad peavad klappima, töötunnid peavad olema mõistlikud, töötingimused peavad olema mõistlikud, et ikkagi on terviktöö. Aga produtsendiks saamiseks on küll, et ma arvan, et õppimine on tore, kui inimesed ikkagi omandaksid bakalaureuse tasemel. See on nüüd niisugune minu isiklik arvamus, võiksid ikkagi omandada teatud visuaalkunsti mingisugust kraadi. Aga sinul on väga palju edukaid filme, mille produtsent sul on au olnud olla. Aga mida sa siis teed, kui ei ole edukas film, aga nii palju vastutust on teiste inimeste ees ka? Kui film üldiselt on nii, et meeskond on tegelikult filmi kinolinastuseks vaba, arved on makstud, mis puudutab nagu võõraid inimesi. Et kõik talent, kõik on saanud oma palgad kätte, nendel ei sõltu sellest nagu mitte midagi. Aga kuidas sina sellega hakkama saad, kui film ei ole edukas? Filmil on siis olemas niisugune asi nagu 2. aken, 3. aken, 4. aken ja 5. aken. Et siis hakkad seda filmi müüma edasi, ta läheb siis telemüügid, VOD, SVOD müügid, saab läbi esimene teleõiguste müük, müüakse sealt edasi ja nii seda läheb veel DVD-d. Nii seda kui jupp otsa tulebki kokku, et kõik filmid ei peagi kohe kinolevis kohe nagu nulli tulema, ei saagi tulla. Et pikem selline perspektiiv, lihtsalt pead rohkem tööd tegema. Tore on muidugi, kui sul esimese 3 nädalaga on nii palju kinovaatajaid koos, et sa oled omadega nagu break-evenis. See on väga hea tunne, aga seda nagu see on haruldane nähe. Eestis ikkagi, Eesti suure eelarvete juures, kui sul ei ole riiklikku tuge, siis vaatajanumber peab olema väga suur. Ja nüüd pärast COVID-it ei ole niisuguse hooga ei tule, aga ongi. Näiteks mingid detsembris linastunud filmid jõuavadki omadega sinna ikkagi mäele, ikkagi mingisuguse pooleaastase, 3-aastase nagu intervalliga. Sest ikkagi sisu on, kui sul on sisu, mida nagu pakkuda, siis on ka vaatajaid. Aga sa tõid enne juba selle meeskonnaga sisse, et film on meeskonnatöö, see on väga oluline. Oled öelnud ka ühes enda intervjuus, et produtsendina on sinu töö ka režissööri, operaatori ja ülejäänud tiimi nägemust siis kompromissiks luua ja selle selguse sinna vahele tekitada. Kuidas sa teed seda? Seda on, kui sul on inimesed, kellega sa oled nagu rütmi sisse töötanud, ei olegi niimoodi enam vaja. Pigem on ikkagi see, et kui juba režissöör ja operaator juba maha istuvad ja hakkavad filmi lahti joonistama, siis on tegelikult juba pilt on selge. Et pigem on need mured aeg-ajalt, kui näiteks komöödia puhul eriti, et on pildivaesus näiteks, et meil oleks piisavalt suundasid, nagu me filmime 3 kaameraga. Näiteks mina räägin, et minu tagant on piisavalt asju, et ei ole ainult üldplaan või suurplaan neist, et sama rütmi hoida, näiteks montaaži rütmi.
et see peab näitlejatele nii palju nagu duublite kordamisi, kõiki asju, et see distsipliin oleks. Väga väikesed märkused on olnud. Et ma ei ole kogenud veel niisugust asja oma platsidel, et millega mina olen seotud olnud, et oleks nagu hakanud nagu jubedamalt lappesse minema. Et ikkagi need inimesed, kes on juba nagu valitud ja need, mis on idee juba välja käidud ja kui ta on kirjutamisprotsessist juba nende käes, siis väga ei ole mõtet seal hakata, kui tõesti mingi asi nagu väga häirib, aga mina platsil nagu niimoodi nagu võtteaeg režissöörile kõrva sosistama ei lähe kunagi. Et sa ikka usaldad, aga kontrollid? Selles mõttes jah, et ma ka niisugust nagu sekkumist, see peab olema midagi väga ekstreemset. Ma arvan, et ma lõhuksin sellega nagu usalduse ja rütmi nagu kohe ära. Kui midagi tõesti hakkab niimoodi minema või on pärast montaaži, me leiame, et meil on täiendavaid võtteid vaja, see on teine asi. Aga üldiselt ikkagi räägitakse, lugupeetud inimesed istuvad maha ja räägitakse läbi, see ei ole, et nüüd on nagu maailma lõpp, vaid kuidas saaks paremini, see ongi eesmärk on ju tegelikult saada paremaks. Ja kui argumenteeritakse lahti ja sul ei ole õigus, siis nii on. Aga kas sa usud, et hea produtsent ei pea platsile kohal ilmuma, kui eeltöö on piisavalt hästi tehtud? Ma täitsa usun seda, jah. Ma olen täitsa võimeks, selleks on platsil on tegevprodutsent, kes siis seda elus hoiab, jah. Ja AD, kes siis rütmi hoiab ja kes on siis assistent-direktor, kes siis seda kõike teeb, ülejäänud meeskond on call sheet'id, mille järgi on päevad lahti lõhutud ja kõik igaüks ju teab oma ülesannet. See kõik oled nagu osa meeskonnast, et sa tuled nagu pigem nagu appi, sa ei tule nagu survestama, et sa tuled nagu vaatad üle, et sa tunned inimesi, sa tead nende võimekust, sa tead, mis sa teed. Mulle endal meeldib platsil olla, mulle väga meeldib monitoridega istuda. See on pärast montaažis ja kogu see film on sul selgem ka, et tead, et ka esimeste ridade läbivaatusega, et meil äkki on parem plaan, äkki me tegime midagi kihvtimat. Aga see on jällegi, see on nii individuaalne, et kuidas kellegile meeldib, aga ma arvan, et mul on ka päris palju filme, kus lavasta ise on monteerija ja seal on pidanud materjali vähemaks viskama, kus on olnud nagu liiga palju. See on ju raske jah, ise ennast põhimõtteliselt monteerida. Ma ei ole kindel, et ma arvan, et ma olen ükskord olen ka eksinud. See on film, mis mulle isiklikult ka oma filmidest väga meeldib, kus me koos siis oma partneriga hakkasime ka vaatama, et kurat, et siin läheb veits nagu liiga arthouse'iks, et teeb natukene tuleb alla. Ja siis tundsime, et nagu filmil läks nagu hoogu, läks nagu paremaks, režissööri nägu läks pikemaks ja me saime oma tahtmise. Aga nüüd ma tagantjärgi pärast kinolevi seda filmi uuesti vaatan ja vaatan seda režissööri nägu, mis pikaks läks, siis ma arvan, et vist me ei teinud õiget otsust. Aga see juhtub vahest. Aga mis siis on sinu enda filmiprojektist kõige lemmikum ja võib-olla siuke vaeslaps? Ütle kõige lemmikum, vaeslaps pole vajalik. Kõige rohkem, kuidas ma nagu materjalist kuni lõpuni välja, mis hästi väike, ta on ikka väike filmikene, on Oskar Lutsu Soo. Ja miks? Esimesest korrast, kui ma seda lugesin, kui me seda planeerisime, kui Taska ütles mulle, andis mulle seda lugeda, see oli üks Lutsu teos, mis oli jäänud täiesti kahe silma vahele, mis on tegelikult kirjutatud samal ajal kui Kevade. Ta on nagu Edgar Allan Poe ikka, hoopis teistmoodi. Ja siis, kui me jõudsime nagu nendest lokatsioonideni, esimest korda tulin lokatsiooni läksin, kus kunstnik alles veel tegi tööd selle talu kallal. Ja siis see tunnetus ja kõik need tunnid ja kõik, mis sinna läks nagu sisse või kogu see, nagu see raskus või see tunne oli nagu nii hea. Jällegi vaene filmikene sai aasta aega COVID-i käest sakutada ja pidime ümber tegema ja kõhklesime endas ja reklaamide ümber tegemine ja raamat tuli välja kogemata varem, kui pidi tegema filmiga koos tulema ja soundtrack ei saanud nagu samamoodi ära kasutada nagu varem, nagu oleks tahtnud, et Mikk Pedaja tegi suurepärase muusika. Kuidagi mingid asjad olid õiged, see on see tunne, et võib-olla vaataja võib-olla ei pruugi sellest aru saada, aga minu enda jaoks on see, et ma arvan, seal ka kinnitus meil lõplikult ka Franz Malmsteiniga nagu see Friends Forever on ju. Me on 3 filmi koos teinud, pluss siis ta on olnud praktikal kooliga 4. filmil meil suvel ja kaameraassistendina. Et seal oli, kõik asjad olid õiged, et isiklikult oli õige, kogu see film, nagu ta välja tuli, oli minu jaoks õige. Kriitikutel arvamust ma ei arvesta, nende jaoks oli kunagi midagi õige. et see rong on ammu läinud, et seal ei ole vahet, et mis sa teed või kus sa teed. Aga see on minu lemmikfilm.
väga tore. Ja. Tanel, aitäh, et sa Aitäh. meie jaoks aega leidsid ja edu. Aitäh. Hoiame sulle pöialt. Aitäh.